Tere tulemast esimesse True Journey podcasti episoodi. Mu nimi on Robert Suslov, olen 18-aastane ettevõtja, sportlane, investor. Minu nimi on Kaur Nellis, samamoodi olen ettevõtja, muusik. Tehagi sellest midagi erilisemat kui lihtsalt podcast, et meie podcast hakkakski siis edaspidi koosnema mitte ainult siis sellest vestlusosast külalisega, vaid sinna juurde ka igapäevane day-to-day life, selline behind the scenes. Ja muidugi meie suur soov on ka teeni palju väärtust tuua. Inimesed, kes on tegelikult oma teekonnal ja teevad mingisugust ägedat asja, kõik on siia oodatud. Meie eesmärk ongi hakata neid külalisi avama kui konservpurke. Enamus vahetundidest tegelikult on mingi koosolek, teeme tööd, mingid telefonikõned, aga jah, ma nagu mäletan neid päevi, kus meil oligi nagu 3 vahetunni ajal oligi 3 koosolekut kõikides vahetundides. Või siis me tegime jälle Coldcalle, seda ma mäletan ka, kui me olime enda koolis seal kõige viimasel korrusel, kus ei ole väga palju inimesi, on vaiksem, ja siis me seal tegime Coldcalle seda, et sa nagu üldse ei viitsi, sa nagu ei taha seda telefoni üles nagu võtta. Selle suvega me lõime ka enda esimese Soome-Eesti Crescendo Nordics orkestri, kus on tegelikult ka Rootsi Norra sees, ehk siis kõik Nordic riigid. Selle orkestri produtsent olen ka mina nüüd, Robert on meie orkestri turundusjuht. Selle Saudi-sõiduga lasin ka 2 nädalat koolist üle. Läksime lasteaiast aia alt august minema ja lasteaiakasvatajad otsisid meid ja küla pealt ja metsast igalt poolt. Ma kuttisin Fortnite'ist siis sellel hetkel, mis oli minu piik, kus ma juba tegelikult olin ka ametlikel turniiridel erinevatesse finaalturniiridesse saamas. 1 aasta, 1 sügis, kus ma ütlesin EMS-ile, et kuule, ma lõpetan ära, ma nagu enam ei viitsi nagu. Sinna läheb nagu aega, energiat, ma tahaks hoopis midagi muud selle asemel teha. Tere tulemast esimesse True Journey podcasti episoodi, kus siis oleme mina, Kaur ja Robert. Meie oleme siis selle podcasti co-hostid, kahekesi hakkame sellega tegelema, seda ajama. Tahame selle podcastiga avada erinevaid külalisi, erinevaid isiksusi, inimesi, kes on ka siis põhiliselt ettevõtlus maailmas ja lisaks ka siis teised tuttavad muusikud ja üleüldse inimesed, kes on tegelikult oma teekonnal ja teevad mingisugust ägedat asja. Kõik on siia oodatud. Meie eesmärk ongi hakata neid külalisi avama kui konservpurke, et tehagi nagu mitte lihtsalt olla järjekordne podcast siin Eesti maastikul ja üldse maailma maastikul ka hiljem siis, vaid just tehagi sellest midagi erilisemat kui lihtsalt podcast, et meie podcast hakkakski siis edaspidi koosnema mitte ainult siis sellest vestlusosast külalisega, vaid sinna juurde ka igapäevane day-to-day life, selline behind the scenes, et kui ongi erinevad külalised, kes ongi ala muusiku puhul saaks näiteks filmida backstage'is tema kontserdid, teiste ettevõtjate puhul nende office'eid, nende mingisuguseid igapäevaseid asukohti, kus nad igapäevaselt toimetavad. Samuti, nagu ma mainisin, tahame külalisi avada, mis tähendabki minna rohkem sügavamale, jõuda selleni, kuidas nad jõudsid sinna, kus nad täna on, minna sügavamale nende lapsepõlve, ka nagu psühholoogiasse rohkem sisse minna, et jällegi mitte lihtsalt selline pealiskaudne vestlus, tund aega kõik ja punkt, vaid jällegi minna sügavamale, avastada seda külalist ja keskendudagi täielikult sellele, et külalisel oleks endal siin podcastis huvitav, et külalisel endal oleks siin podcastis meeldiv, mõnus ja mugav istuda, sest kui me teeme selle kogemuse külalisele mugavaks ja heaks, siis on ka vaatajal seda palju huvitavam kohe kuulata ja vaadata. Ehk siis lõppkokkuvõttes podcast tulebki mitte ainult rääkimisosa, vaid sinna juurde ka igasugune selline vlogi materjal, day-to-day life, mingite podcastide, intervjuude puhul ka minna külaliste lapsepõlve külasse, lapsepõlve kodulinna, et nemad saaksidki rääkida, et siin koolis ma käisin ja siin me tegime seda ja tutvustada ka seda oma alglähte kohta, kus nad siis kogu oma eluga alustasid, kuidas nende lapsepõlv välja nägi ja märgata neid paterne. Mustreid, mis olid lapsepõlves, et kuidas need on kandunud nüüd tänapäeva ellu ja ka luua neid seoseid. Ja lõppkokkuvõttes ka see eesmärk oleks see, et iga kuulaja, vahet pole, mis teekonnal sa oled, kas sa oled ettevõtja, kas sa oled McDonaldsi töötaja, kas sa oled muusik või kes iganes, aga et iga kuulaja saaks siit podcastist enda teekonnal mingit väärtust ja kasu. Et meie ise oleme ettevõtjad ja sellesse ka lähme kohe sügavamalt sisse, kes me oleme, millega me oleme varasemalt tegelenud.
aga me ei tahagi nii-öelda suruda peale oma mingit ettevõtlust, raha tegemist, et a la Andrew Tate mindset ja ärge minge ülikooli ja nii edasi, vaid ikkagi avada neid külalisi ja läbi külalise teekonna avamise teie leiaksite endale mingisuguseid õppetunde, mingisuguseid näpunäiteid, mida te saate just oma teekonnal kasutada ja oma teekonna juures siis nii-öelda paremaks teha. Just. Ja me samuti väga loodame, et kõik need lood ja külaliste lood, mida me saame teieni tuua ja teieni avada, et need inspireerivad teid, võib-olla panevad teid tundma, et vot ma olin ka samasuguses staadiumis või ma olen hetkel samasuguses staadiumis, nagu see külaline mingi hetk oli. Ja siis ongi näha, et kuhu on tema jõudnud ja see lihtsalt annab motivatsiooni ja jällegistki võib-olla natukene sellist elumõtet ka natukene juurde. Ja muidugi meie suur soov on ka teieni palju väärtust tuua. Ehk siis nagu Robert ütleski, et kõik meie järgmised külalised, kes on siia tulemas, erinevad founderid, ettevõtjad, muusikud, et nad kõik saaksid ka teile väärtust tuua, enda erinevaid kogemusi, tarkusi, õpetusi ka teile jagada, mis tuleks ka teile siis lihtsalt elus kaasa, personaalses elus, tööalases elus, kõige see. Just. Aga siit edasi liikudes, kuna see meie esimene episood meil lihtsalt kahekesi, mina ja Robert, siis me mõtlesime ka, et võib-olla osad teist, kes seda vaatavad, juba teavad meid, kas personaalselt läbi contenti või kuskilt mujalt, aga me mõtlesime ka, et lihtsalt alustuseks oleks hea teha selline väike tutvustav podcast meil lihtsalt kahekesi. Me natukene räägime teile ka enda varasemat nii-öelda elulugu, natukene meie mõtteid, kuidas meie teekond on välja näinud, kuhu me oleme praegu jõudnud ja muidugi, mis on ka meie mõtted ja nii-öelda visioon selle podcastiga siit hetkest siis edasi. Et ma ei tea, Robert, sa võid alustada? Ma võin otsa lahti teha, jah. Just. Et nagu juba mitu korda kõlanud siin podcasti jooksul, siin alguse intro jooksul, mu nimi on Robert Suslov, olen 18-aastane ettevõtja, sportlane, investor. Olen ise sündinud Eestis, Tallinnas, elasin oma esimesed 3 eluaastat Tallinnas, seejärel perekondlikel põhjustel kolisime koos ema ja mu väikevennaga Läänemaale ühte väiksesse külla. Alates 3. eluaastast olengi seal pesitsenud, seal elanud, seal kasvanud, seal koolis käinud, lasteaias käinud ja ka nüüd gümnaasiumis. Et käimegi siis Kauriga praegu Läänemaa Ühisgümnaasiumi 12. majandusklassis. Ja võib-olla sellise täieliku eluloo ma avaldan kunagi hiljem või siis ongi mingis podcastis, kus me teemegi nii, et Kaur nii-öelda avab mind ja mina olen nii-öelda podcasti kest ja vastupidi mingi hetk mina saan avada Kauri, kui Kaur on podcasti kest. Et siin nii-öelda täiesti nagu süvitsi igasse detaili ja perekondlikesse asjadesse ei hakka minema. Koolides Läänemaale väga äge lapsepõlv oli, sai palju nalja, palju pulli, maaelu ja Kauriga kohtusime siis lasteaias. Selle sama küla lasteaias siis, kus ma elasin. Saime üsna kohe headeks sõpradeks läbi lasteaia, läbi põhikooli olime pigem lihtsalt sõbrad, mitte niivõrd palju parimad sõbrad, lihtsalt nagu solid, head sõbrad. Lasteaias jällegi samamoodi sai palju nalja, palju pulli, jooksime lasteaiast läbi aia alt august minema ja lasteaia kasvatajad otsisid meid ja küla pealt ja metsast igalt poolt, et selles mõttes väga äge oli lasteaiaaeg. Üks hetk jõudsime põhikooli, läksime oma sama pundiga edasi, et kuna ongi siuke maakool, siis tihtipeale jällegi kõik tunnevad kõiki, kõik lasteaialapsed, kes olidki ühes rühmas, läksid edasi esimesse klassi, kõik teadsid kõiki uusi õpilasi, mõned ikka tulid vist linnast ja teistest kohtadest, aga üldpildis kõik teadsid kõiki. Kooliaeg oli üsna huvitav. Ma ütleks nii, et päris palju erinevaid staadiumeid oli kogu kooliaja jooksul. Et esimene oligi võib-olla siuke esimene klass kuni 5. klass, kus ma ise tunnen ja nii-öelda avaldangi seda, mida ma tundsin. Võib-olla see nagu polnud päris nii, aga olin klassis rohkem siuke alfa rollis. Kõik jooksid minu järgi, tegin palju nalja. Olin klassis mingil määral kloun, et kõik kuidagi koondus minu ümber. Jällegi natukene on see, et ise oled laps, eks ju, siis tunnedki, et kogu elu on sinu ümber. Sa nagu ei näe teistesse, sa nagu ei saa teistest nii palju aru, aga läbi aja ikkagi, et oli ise vähemalt jällegi tundsin väga palju seda, et kõik kuidagi tahtsid minu ümber olla. Kuskil 5.–6. klassi paiku jõudsin päris sügavalt arvutimängu maailma.
tegelikult kui täiesti aus olla, siis juba 3-aastaselt, kui ma veel elasin Tallinnas, juba siis mingil määral mängisin arvutimänge, aga mitte veel nii süvitsi ja 5.–6. klassis see muutus juba rohkem kui sõltuvuseks. Tollel ajal ma ise ei nimetanud seda sõltuvuseks ja ka nüüd tegelikult ei tahaks otseselt sõltuvuseks nimetada, sest ma ise tundsin see hetk, et ma teen seda lihtsalt, sest ma tahan. Ma nagu kontrollin seda ja kui ma tahan, siis ma nagu ei pea seda tegema, eks. Aga see on see, mida need kõik sõltlased räägivad. Ehk siis selle sõltuvusega hakkas ka kehakaal rohkem kasvama. Ma olen terve elu olnud natukene ponšakam kui võib-olla kaasõpilased, kaastuttavad sõbrad. Aga koos selle sõltuvusega ka siis kaal hakkas tõusma, muutusin ülekaaluliseks, mingitel päevadel võisin mängida kuni 16 tundi ööpäevas, mängisin Fortnite'i, mille eest ma olen väga tänulik sellele perioodile on see, et ma sain inglise keele täiesti suhu, sain nagu täiesti selgeks ja mängisingi pidevalt nii-öelda välismaalastega, erinevate sakslastega, itaallastega, kus oligi kogu kommunikatsioon inglise keeles, osalesin hästi paljudel turniiridel, juba siis oli see tunne, et tahaks raha teenida, tahaks nagu selle mängimisega mingit elatist või kasu teha, et ei ole see niisama, et sa nagu istud ja mängid nagu lõbu pärast, et ma tegelikult ise pole kunagi aru saanud inimestest, kes mängivadki arvutimänge nagu lihtsalt lõbu pärast, et lihtsalt chill. Ma ise olen alati olnud hästi hasartne, hästi competitive, ma nagu, kui ma teen midagi, siis ma teen seda väga süvitsi ja väga hästi. Ehk siis, kui ma hakkan alkohoolikuks, siis ma hakkan kõige parimaks alkohoolikuks ja kui ma hakkan ettevõtjaks, siis ma hakkan kõige paremaks ettevõtjaks. Et see on nii-öelda äärmusest äärmusesse minu puhul siis. Ja Fortnite'i ajad olid väga ägedad, paljudel turniiridel osalesin, teenisin ka mingeid esimesi kopikaid nii-öelda mitte ametlikelt turniiridelt. Ehk siis esimene süke võib-olla siis digitaalselt raha teenimise maik sai juba siis suhu. Umbes 3-4 aastat oligi süke põhisõltuvuse aeg, kuni siis 8. klassi lõpuni, 9. klassi alguseni, kus siis juhtuski see, et üks päev, kui ma olin järjekordselt mänginud terve öö ja hommikul, kui siis oli juba kell 5-6 paiku, nägin, et õues on päris valge, ma nagu imestasin, et mis asja, et ma juba nii kaua mänginud, et juba hakkab valgeks minema, teised ärkama, ma pole veel magamagi läinud. Ja avasin siis oma toaruloo, saan mingi pildi ka ilmselt siia lisada ja nägin väga ägedat, ilusat, roosat päikesetõusu. Ja ma tunnen, et see ongi minu elus selline hetk, mis kuidagi klikkis või kust elu nii-öelda pööras täiesti teise suunda. Sest ma olin just oma ühe sakslase sõbraga ka siis see hetk kõnes ja ütlesin talle, et väga ilus päikesetõus, lähen rattaga sõitma. Võtsin ratta kuskilt kuurist või keldrist, sõitsin selle ringi ka ära, saan jällegi pilte lisada, mul on kõik sellest päevast nagu pildid olemas. Ja sealt ma sain väga suure motivatsiooni ja inspiratsiooni tõuke oma edasiseks siis tegevuseks. Ja sealt alates hakkasingi iga hommik juba rattaga sõitmas käima, muidugi mängisin edasi arvutimänge, muidugi sõin ebatervislikult, aga hakkasin rohkem aktiivsemat eluviisi elama. Muidugi, kui sul on päris suur kaal, siis tegelikult sul ei ole palju vaja, et hakata esimest kaalu langetama. Et kui sul on võib-olla mingi viimane rasv veel jäänud, siis sellega läheb nagu palju kauem aega, kui sa oled juba, ma ei tea, mina olin too hetk 86 kilone, ma ei tea, 15-aastaselt või midagi siukest. Ehk siis kaal hakkas nagu vaikselt langema, see andis omakorda mingisugust motivatsiooni nii-öelda õli tulle või kuidas seda öeldakse, bensiini tulle. Ja hakkasin järjest rohkem aktiivsemat elustiili elama. See oligi siis 8. klassi lõpus, algas kooli suvevaheaeg ja suvevaheajal tänu mu isale õnnestus siis mul saada Norra 1 kuuks tööle. Ja läksin Norra siis nii-öelda kokaabiks ühte restorani hotelli tööle, kus mu isa oli samuti kokk ja seal jällegi detailidesse ilmselt ei jõua, aga hakkasin samamoodi igapäevaselt, käisime jalutamas, kõndimas, mägedes, sportimas, kaal langes, arvutimänge siis enam ei mänginud, sest Norra ei õnnestunud ju nii-öelda arvutit võtta. Ja jällegi, kuna ma tahtsin mängida nii-öelda võistluslikult ja saavutada häid tulemusi, siis ei olnud ka mõtet mingisuguses mõttetus läpakas, eks ju, mängida. Ehk siis kuu aega oli täiesti nii-öelda arvutivaba, sport järjest rohkem hakkas ellu tulema, kaal aina langes, algas 9. klass, tuli palju positiivset tagasisidet veel nagu sõpradelt inimestelt, et oled nagu langetanud kaalu, lahe näha.
sealt edasi oli minu sportliku eluviisi ilmselt üks nii-öelda piik või noh, kõige sihuke hetk, kus ma tegin kõige rohkem trenni oma elus, kus ma käisingi 2 korda nädalas võrkpallitrennis, 2 korda nädalas ujumas, 2 korda nädalas saaljokitrennis, igapäevased rattasõidud, kõndimised, jooksmised, jõusaal 5 korda nädalas. Et päris sihukene hull periood oli, aga too hetk jällegi, nagu ma ütlesin, ma olen hasartne inimene, kui ma midagi teen, siis ma teen seda nii, et ma olen selles parim. Ja jällegi kaalaina langes, juba jõusaalist hakkasid esimesed lihased tulema, mis jällegi motiveeris, andis rohkem inspiratsiooni sellel teekonnal edasi liikuma. Arvutimänge hakkasin juba vähem ja vähem mängima, mis oli ka tegelikult lahe on see, et ma nii-öelda quittisin Fortnite'ist siis sellel hetkel, mis oli minu piik, kus ma juba tegelikult olin ka ametlikel turniiridel erinevatesse finaalturniiridesse saamas, kus nagu saabki ühe turniiri pealt 3-kohalisi, 4-kohalisi ja toppide puhul ka 5-kohalisi nii-öelda summasid teenida lihtsalt ühe turniiri õhtu eest. Ja nii-öelda veel ei võitnud, aga olin täpselt sinna juba jõudmas ja erinevatesse finaalidesse jõudmas, kus siis üle Euroopa ainult 100 inimest saab ühte finaali. Ehk siis läksin täpselt ära oma piiki peal, mille üle ma olen väga uhke, mitte nii, et juba hakkasid nagu langema ja siis languse peal nii-öelda andsid alla, vaid just läksid sellel hetkel, mis sa olid nagu parim. Läksin ära, lõpetasin mängimise, sest kogu see halb harjumus saigi asendatud spordiga, et see on ka üks hea nii-öelda soovitus, et kui te tahate mingeid harjumusi lõpetada, siis asendage need millegi muuga, suunake energia kuskile mujale ja jooksvalt see kõik nagu loksub ise paika. Ja siis 9. klassi nii-öelda selle esimese poolega tuligi hästi palju seda sporti juurde ja 9. klassi poole pealt me siis Kauriga jõudsime tolle aja siis selle Andrew Tate'i, Iman Katsi ja teiste selliste self-improvement influencerite lainele. Et tegelikult algaski sellest, et noh, millega võib-olla Kaur saab pärast natuke täpsemalt rääkida, aga ühe influenceri lühivideo nägemisega saime natukene dropshippingu maailma. Mina ise alustasin ka oma dropshippingu poega, veel täpselt laivi ei jõudnud minna, sest juba siis tuli järgmine asi, mis oli see SMA laine, ehk siis ongi social media marketing agency ja kõik need nii-öelda influencerid, kes sellega siis kaasnesid, ehk siis ongi oma sotsiaalmeedia turundusagentuur. Seda siis hakati palju promoma, kuidas sellega rikkaks saada, kuidas sellega oma elustiili üles ehitada. Ja saime ka seoses sellega ühe koolituse või noh, Kaur sai ühe koolituse, mis maksis siis tollel hetkel 1000 või 1500 eurot, sai täiesti tasuta. Hakkasime seda nii-öelda läbi käima ja see koolitus oli väga tugev, Iman Katsi Agency Navigator. Ja saime sealt kõik oma esimesed teadmised, alustasime agentuuriga ja nüüd olemegi siiani siis juba, vist on 9. klassi pool kuni. No põhimõtteliselt 3 aastat nüüd või? Jah, põhimõtteliselt siis 3 aastat juba sellega toimetanud ja tegelenud. Et 9. klassi poole pealt hakkasime sellega nagu toimetama, kuna on väike maakool, mingit nagu heiti otseselt nagu ei saanud, natuke ikka teiste poolt, et midagi teevad, mis midagi imelikku, ebatavapärast. Aga otseselt mingit heiti ei saanud, hakkasime vaikselt toimetama, vahest küsisime õpetajalt isegi klassiruumi, et tahaks teha väikse photoshooti enda agentuuri jaoks, et 9. klassis selliseid sõnu ja asju, mis me seal rääkisime, et nagu päris äge oli. 9. klassi teine pool jätkasin samamoodi spordiga, agentuuri hakkasime üles ehitama. Noh, alguses muidugi ei tea veel ja ei ole nii kindel, et mida sa teed ja kuidas sa teed, ehk siis kõik see protsess toimus aeglasemalt. 9. klassi lõpetamine, suvel oli minu nii-öelda esimene siis suvi, millesse ma läksin teise inimesena, kus sul ongi 90 päeva täiesti nagu iseendale, aga sinu igapäevased harjumused ongi sport, trenn. Suvel iga päev käisingi hommikul jalgrattaga lähimas linnas, kokku siis 15 kilomeetrit sinna, 15 tagasi. Linnas jõusaal, ujumine, saun ja tagasi koju siis rattaga ja niimoodi iga päev terve suvi. Oligi, noh, muidugi mitte iga päev, aga 6-7 korda nädalas, olenevalt nädalast. Ja väga nii-öelda omakasu püüdlik suvi oli selles mõttes, et väga palju sain ise ennast arendada just seda spordi poolt ja füüsilist keha. Sealt algas gümnaasiumi üleminek oli üsna tugev, alguses oli väga suur igatsus selle põhikooli juurde tagasi, sest kõik graafik, ajaline vabadus, kõik see oli nii-öelda palju suurem siis põhikooli ajal. Muidugi ka sõbrad läksid kõik erinevatesse kohtadesse laiali
see oli ka see koht, kus ma nii-öelda kattisin kogu oma ringkonna täiesti ära, jäigi ainult põhimõtteliselt Kaur ja üks teine põhikooli klassivend mu ellu. Ja noh, ka üks kolmas sõber, ehk siis kogu 3 sõpra mu ellu, kõikidele teistele saatsin siuksed pikemad tänukirjad, et vot, et nüüd eluteed lähevad lahku ja loodan, noh, soovisin palju edu ja nii edasi, ehk siis see oli ka siuke clean up hetk, kus sa saidki täiesti kogu ringkonna ära kattida ja saidki edaspidi ehitada sellist ringkonda, nagu sa ise tahad. Aga ja gümnaasiumi esimese aasta esimene pool oligi täiesti selline, kus oli siuke tunne, et lihtsalt läheks gümnaasiumist ära, tegelekski täiesti ettevõtlusega, spordiga, lihtsalt ei taha seal gümnaasiumis käia, mingi bussiga sõitmine, prouki, rõve. Absoluutselt ei tahtnud seal käia. Ja noh, muidugi peale talve, kui juba tuli selline ilus kevade ilm, päike, tõi rohkem elu mõtet tagasi ja kuidagi sai see esimene aasta käidud. Ja sealt edasi ka siis juba üleüldse kogu suhtumine gümnaasiumisse ka siis nii-öelda hakkas pigem paranema, oli juba rahulikum käia, siis peale gümnaasiumi ehk siis peale 10. klassi, noh peale gümnaasiumi esimest aastat ehk siis peale 10. klassi tuli järjekordne suvi, kus sai suve minna siis nii-öelda täielikult enesearenduse lainel. Too suvi oli rohkem mitte niivõrd palju füüsiline kui siis see esimene enesearenduse suvi, vaid rohkem selline vaimne, et alustasime Project Kaiseniga Kauriga. Tollel seal Läänemaal, kus me sellega toimetasime, läksime ka päris populaarseks sellega. Pigem siis juba vist hakkas ka mingi esimene nagu heit või mingid imelikud kommentaarid tulema, aga jällegi mitte otse meile näkku, vaid läbi tuttavate. Tegime terve suvi Project Kaisenit, ma filmisin iga päev oma elust kokkuvõtva video, mis ma see päev tegin, kus toimetasin ja nii edasi. Kokku tuligi mul 100 videot, ehk siis Project Kaisen kestiski 100 päeva. Selle eesmärk oligi siis nii füüsiline kui ka vaimne areng, et kui esimene suvi oli ainult mul füüsiline ja noh, natukene agentuuri asju, siis see Project Kaiseni suvi oli ka rohkem seda vaimset poolt, et ongi erinevad networking, kõned, meetingud, connectionite loomine. Ma isegi ei mäleta kõiki neid nii-öelda protokolle, aga ühesõnaga iga päev pead tegema midagi ebamugavat, iga päev milleski arenema, olema parem. Iga päev midagi looma, mis minul läkski siis selle alla, et ma lõin iga päev ühe siis sellise kokkuvõtva video enda päevast, mis on ka kõik tegelikult näha mu sotsiaalmeedia kontol. Agentuur ka tollel suvel, tähendab agentuur siis hakkas ka juba päris palju kasvama selleks hetkeks, et tegelikult 10. klassi poole pealt juba alates hakkaski kasvama rohkem. 10. klassi algusest saime oma esimese kliendi, siis 10. klassi lõpus sellel Project Kaiseni suvel hakkasime juba veel rohkem skaleerima, kasvama, saime oma esimese suurema kliendi. Sealt edasi minnes tuligi 11. klass. Ausalt öeldes läks nipsust mööda, praegu isegi ei oska niimoodi mingit hetki sellest välja tuua. Lihtsalt terve aasta tegime koolipäeval, kooli ajal koosolekuid, küsisime õpetajatelt juhtkonnalt klassiruume, mis siis sellel hetkel vabad olid, et saada vahetundides teha koosolekuid uute klientidega, olemasolevate klientidega, otsida uusi kliente, tegime telefonikõnesid. Selles mõttes, et üritasimegi maksimaalselt seda koolielu teha ümber jällegi oma selle ettevõtlustahte ja soovi. Panime terve aasta hullu, agentuur jällegi endiselt kasvas. Ilmselt jällegi natukene süvitsi saab hiljem minna, et mis agentuur on, millega ta tegeleb, mis on selle eelised ja nii edasi. Ja 11. klass sai läbi, nüüd hakkame juba lähemale jõudma sellele tänasele päevale, eks ju. 11. klassi järel järjekordne suvi, 3. suvi, kus siis saab enesearendusega minna 90 päeva enda jaoks midagi teha. See suvi nägi mul välja nii, et sain minna 8,5 kuuks 11 nädalaks reisima Norra. Jällegist isa töötas Norras, ühes restoranis, hotellis, tuli võimalus minna sinna tööle. Mitte isegi niivõrd palju raha pärast, sest agentuuri nii-öelda rahad ja asjad on juba nii-öelda piisav ja et ennast ära elatada, ehk siis ei ole otseselt soovi, et nagu Norras nii-öelda raha lisaks teenida, vaid kuivõrd rohkem see, et kuna me nii noorelt kogu selle agentuuri asjaga alustasime, ettevõtlusega alustasime, siis tihti peale oli see, et me ei suutnud nagu väärtustada seda, et me saame töötada läpakas ükskõik millal, ükskõik kus ja ükskõik kui palju me tahame, siis selline tavatöö võimalus oligi just see, et 2 kuud nagu väikesed sellised, ma ei tea, medical period.
2 kuud, nagu vahest arstid kirjutavad välja näiteks 8 kuuks mingid või nädalaks või 8 nädalaks mingid antibiootikumid, et vot, et sa ei tohi poole pealt ära lõpetada, sest muidu need antikehad hakkavad ikka uuesti arendama või need bakterid või asjad hakkavad ikka uuesti nagu taastuma. Et samamoodi oli minul see suvi, et juba esimese nädalaga, esimese päevaga isegi ma sain aru, et okei, tavatööd ma ei taha enam kunagi teha. Läheks teeks edasi agentuuri asju. Aga ma sain aru, et kui ma täna lähen ära, siis tegelikult paari kuu pärast ma jälle ei suuda väärtustada seda. Ehk siis ikkagi on vaja see 2 kuud lõpuni teha. Sain 2 kuud Norras töötada jällegi koka abina, erinevate maja ülesannete täitmisega selles hotellis ja restoranis siis. Igapäevaselt oligi umbes 6-7 tundi tavatööd, ülejäänud päeva pool saigi siis panustatud agentuuri asjadele, trennile, jooksin see suvi 2-3 poolmaratoni, ühe suurema, ühe siis täismaratoni. See on ka kõik sotsiaalmeedias siis nähtav, kogu see journey on nii-öelda dokumenteeritud. Nüüd sellest suvest tuleb mul ka tegelikult 11 vlogi välja. Nendest 3 on juba selleks hetkeks, mis me praegu siin filmime väljas. Ilmselt kui see podcast välja läheb, siis on juba natuke rohkem väljas. Aga jällegi YouTube'is on olemas, leiate mu kanali üles Robert Suslov ja kõiki mu Norra tegemisi ja vlooge saab siis sealt jälgida. Et üldpildis jällegi väga produktiivne suvi, nii füüsilise maailma mõttes kui ka vaimse maailma ja arengu mõttes. Kõike seda sai dokumenteeritud ja nüüd algaski 12. klass, viimane aasta. Läksime sellele kooliaastale peale nii, et mõtlesime, et osaleme igal üritusel, et ikkagi viimane aasta, et peab nautima, et ikkagi enam ei saa mitte kunagi kooli mindud, ülikooli me ilmselt praeguse seisuga ei plaani minna ja nii edasi, et siiani see aasta on ka läinud ikkagi pigem nagu hästi. Nüüd aasta alguses pole nii palju koosolekuid ja asju agentuuri poole pealt olnud. Põhiliselt ongi sellepärast, et me oleme juba agentuuriga nii kaugele, et ehitame vaikselt oma tiimi üles. Ehk siis ongi eesmärk praegu rohkem see, et saaks tiimi üles ehitatud, et tiim saaks tagada klientidele head tulemused ja kogu siis teenuse poole nii-öelda ära tagada, et meie saaksime siis edasi skaleerida ja uusi kliente otsida. Nüüd 12. klassi alguses jõudsin ka poliitikasse natukene, et jällegi Läänemaal üks tuttav kutsus mind nende erakonda sotsiaaldemokraatidesse. Ütlen ausalt, olen terve elu olnud täiesti poliitika kauge inimene. Pole sellest kunagi aru saanud, pole seda kunagi toetanud. Usun, et poliitikas ja üldse maailmas sa saad midagi muuta, kui sul on võimu või raha. Ma olen veel noor ja loll, mul pole kumbagi. Peab nagu kõigepealt enda asjad ree peale saama, ennast nagu üles ehitama, siis oma tuttavat ära tagama, siis sõbrad, pere ja võib-olla siis alles nagu maailma peale mõelda ja poliitikasse jõuda. Et siis ma mõtlesingi, et reaalselt 30-selt, 40-selt võib-olla jõuab kuskile sinna kanti ka, aga tuli võimalus. Muidugi, kuna minu üks elu põhimõtetest on see, et ela täna paremini, kui sa elasid eile, ole täna parem, kui sa olid eile, siis kuna eile ma nii-öelda ei kandideerinud, eile ma ei olnud poliitikas, siis täna võiks ju minna, et nagu ennast jällegist arendada, mingeid uusi kogemusi saada. Ja nii ma siis selle kutse peale kohe hüppasin pardale. Nüüd olen ka poliitikas saanud mingisugused esimesed kogemused, mõtted, tunded, kuidas see kõik nagu seestpoolt töötab. Otseselt pole nagu suurelt panustanud, pigem jällegist observinud, lihtsalt kõrvalt vaadanud. Enda jaoks üritanudki aru saada, et mis see on, kuidas see töötab ja kuidas mina saaksin nagu midagi parandada või paremaks teha. Aitäh, Robert. Selle ülevaate eest tegelikult nüüd, kui sa nagu räägid ja kui ma samal ajal mõtlesin nagu enda nagu elu peale ka, mis on tegelikult lühik olnud, aga võrreldavalt ka pikk ja tegus, siis ma mõtlengi, et tegelikult sellest saaks nagu nii pikalt rääkida ja ma arvan, see mõte on täiega hea, et peaks ikka 8 veel tegema mõne podcasti, kus me saame nagu üksteise seda journey't ja nagu elu täiega nagu avada. Jaa, üks on co-host ja teine siis külaline. Ma arvan, selleks mega hea mõte. Jaa. Ei lähe. Ja siia vahepeale ka lihtsalt meil endal on lihtsalt kohutavalt hea meel olla siin, kus me oleme, teha neid asju, mis me teeme. Ka see podcasti mõte, meil on tegelikult tükk aega olnud mõttes, aga pole selleni jõudnud, kogu aeg on nii palju asju olnud. Aga siis me mõtlesime tegelikult selle sama nädala alguses, täna on sel filmimise ajal siis laupäev. Nädala alguses mõtlesime, et kuna me saime 2 tuttavaga kokku siin Tallinnas. Ikka ta pole pikka aega näinud, paar aastat
siis mõtlesimegi, et kuna nendega meil on ka mõte olnud, et võiks podcast'i teha, et teeme oma podcast'i ära, kuna nad lendavad kohe Eestist ära. Nemad on ka meie esimese podcast'i külalised, mis on siis järgmine podcast nendega tulemas. Veel ei ütle, kes nad on üllatus tulemas. Aga ühesõnaga siis mõtlesime, et davai, teeme ära ja siin me oleme. Ja nii ta nagu käibki ja ma arvan, peabki asju tegema, lihtsalt nagu mõte tuleb kohe nagu sõna otsases mõttes peale lendama. Aga jah, nüüd ka väike minu tutvustus, et minu nimi on Kaur Nellis, samamoodi olen ettevõtja, muusik, täpsemalt siis cellist ja nüüd tegelen ka erinevate kultuurialaste sündmuste ja ürituste korraldamisega nii Eestis kui ka välismaal. Samuti teen päris palju sporti, nagu ka Robert mainis, et sport on ka meile nii-öelda väga tähtis ja selline oluline osa elust, mis käib kaasas lihtsalt ka nagu kõigega sõna otseses mõttes. See on lihtsalt oluline, et see on nii-öelda isegi funktsioneeruksid hästi ka muus elus, personaalses elus, ettevõtluses, kõiges selles suhtes. Aga nüüd, kui minna nagu minu loost nii-öelda natukene tagasi, siis ma võib-olla alustaks sealt, et ma ise olen terve elu elanud maal, looduse keskel, samuti mu mõlemad vanemad on õppinud bioloogideks, ehk siis see kõik looduse ala ja nii-öelda kõik need teadmised ja see on nii-öelda keskel olemine, see on mulle nagu algusest peale olnud mega südamelähedane ja mega tähtis. Ja nüüd tagantjärgi eriti vaadates, kui täiesti aus olla, viimaste aastatega ma olen natukene nii-öelda kaugemale sellest kõigest läinud, sellist paratamatus, kuna nii palju muid asju tulnud, aga lihtsalt kui ma tagasi vaatan, siis ma näengi, kui palju see on nii-öelda muutnud mind ja nii-öelda vorminud mind see, kes ma olen praegusel hetkel, kelleks ma olen siis praegusel hetkel saanud. Aga ühesõnaga ma enda nii-öelda lugu võib-olla alustaksin sihukesest hetkest, et ma nüüd aastat ei mäleta, äkki see oli 2018 lõpp või isegi 17. Aga põhimõtteliselt kinodesse tuli üks sihuke perefilm, Iia jõulud tondikakul. Ja põhimõtteliselt seal oli üks tegelane, kes oli nagu kõrvaltegelane Jette, kes tegeles siis loodusfotograafiaga. Ja sealt mul jäi see loodusfotograafia värk kuidagi nagu silma või mul tekkis see huvi. Põhimõtteliselt täpselt samal õhtul, kui me läksime perega koju, ma küsisin isalt ka, rääkisin talle, et mulle meeldiks ka mingi fotograafia värki proovida. Siis mu isa ütleski, et mul on nagu kaamera kuskil kapis seisab, et sa võid selle nagu endale võtta. Ja sealt see värk sai nagu nii-öelda vaikselt alguse. Rohkem sai fotograafia teekond hoo sisse. Jälle ma ei mäleta, see oli siis uue aasta nii-öelda algus, kuna see film tuli välja siis, ma arvan, see oli 2018 lõpp, kui ma ei eksi. Eks 19 alguses oli siis mu kodu lähedal ühes sellises kohas asutuses üks loodusfoto koolitus, mida tegi siis Sven Saček, kes on nüüd ka, isegi ütleks, sõber. Ja see koolitus andis nii-öelda sellise esimese tõuke minu nii-öelda loodusfoto teekonnas. Et esiteks ma sain sealt nagu megad teadmised, kuidas teha fotot, kõik see tehniline pool, kuni töötluseni välja. Teiseks ma sain oma esimesed nii-öelda connectionid fotoalal sealt. Ja loodusfotograafiaga sealt edasi ma tegelesingi aktiivselt kuskil 4 aastat, ma ütleks, midagi sellist. Nüüd jälle samamoodi mingi viimaste aastate jooksul nagu mega palju ei ole jõudnud sellega kahjuks tegeleda, aga nende aastate jooksul ka ma olen osalenud mitmetel võistlustel, konkursitel, võitnud mitmeid auhindu, näiteks 3 aastal Märkamind fotokonkurssi esimese koha. Samuti mitmeid tunnustusi Eesti loodusajakirja fotokonkursil kui ka Eesti loodusfotovõistlusel ja mõningaid tunnustusi nii-öelda veel ja saanud just seal foto ja tegelikult ka video, aga põhiliselt ikka nii-öelda loodusfoto maailmas nagu tõesti väga palju connectioneid ja ühendusi inimestega. Et nüüd see praeguse hetkeks ma ütleks küll, et ma tean nagu põhimõtteliselt kõiki nii-öelda tuntumaid loodusfotograafia Eestis, samuti nagu mitmeid videograafia ka tegelikult. Ja kõik see loodusfoto nii-öelda teekond ja kuidas mu nagu mõtted ja jälle perspektiiv maailmale elule nagu vormus ja nii-öelda muutus selle ajaga, siis ma ütlekski, et see on jällegi, mis ma mainisin ka, väga palju mõjutanud seda, kes ma olen praegu. Just nii-öelda perspektiiv nagu elule, ka inimestele,
kohe praegu on võib-olla natukene raske öelda, kuidas täpsemalt, aga ma arvan, selle me säästame ka nii-öelda järgmiseks podcastiks Robertiga, kus me saame üksteise nii-öelda lugu natukene rohkem avada. Ja samuti nagu mainisin, sport on mega tähtis osa mu elust olnud. Kõik need aastad olen põhiliselt tegelenud, ma ütleks kõige rohkem jooksuga, samuti ka jõusaaliga, et ma olen jooksnud ka 2,5 maratoni näiteks. Eelmine oli siis eelmine aasta ja esimese ma jooksin vist 16-aastaselt, midagi sellist oli. Ja sealt ka veel mitmetel teistel jooksuvõistlustel osalenud, ka igast auhindu võitnud ja kohti. Ja siis põhikooli keskel umbes samal ajal, kui ma hakkasin ka loodusfotograafiaga tegelema või seal kandis, ma astusin ka muusikakooli, tšellot siis õppima. Ja see tšello nii-öelda ja muusikateekond sai ka tegelikult päris huvitavast asjast alguse. Hästi lühidalt öeldes, mu ema näitas mulle Facebookist lihtsalt ühte videot, kus Viini tšello filharmoonikute või tšello ansambli 4 tšellisti mängisid ühe tšello peal Ravelli Bolerot. Ja siis see mulle kuidagi nagu megalt silma, sest see oli ühe tšello peal mängib 4 meest. 4 poognaga tegid seal nagu muusikat. Ja siis põhimõtteliselt sealt kohe edasi ma nagu ütlesin ka emale, et tahaks nagu muusikakooli võib-olla minna, et mis sa sellest arvad. Samuti tema on ka nagu käinud muusikakoolis noorena, õppinud saksofoni ja sellest ma nagu valisingi, et kas saksofon või tšello. Aga ma õnneks ikkagi otsustasin tšello kasuks, tagantjärgi vaadates ma olen mega tänulik selle eest, et just tšello, aga teisest küljest ma tean, et kui ma oleks võtnud saksofoni, see oleks samamoodi see teekond siiamaani ka nagu mega lahe, mega värvikas ja mega nagu võimaluste rohke olnud. Ja ühesõnaga läbi aastate vahepeal meeldis tšello mängimine, harjutamine, esinemine rohkem, vahepeal vähem. See on selline tavaline asi, mis käib suht kõigega kaasas, aga eriti ma ütleks muusikakoolis, et nüüd, kuna ma olen nüüd muusikakooli lõpetanud, siis ma nagu näen ka teiste inimeste seas ka seda mustrit, et kuskil muusikakoolis on siis 7 klassi, et kuskil mingi 4.–5. klassini keegi tegelikult väga nagu ei taha seal käia, kellegi ei meeldi ja mul oli ka põhimõtteliselt 1 aasta, 1 sügis, kus ma ütlesin EMS-ile, et kuule, ma lõpetan ära, ma nagu enam ei viitsi nagu, et sinna läheb nagu aega, energiat, ma tahaks hoopis midagi muud selle asemel teha. Ma olin siis veel päris noor, siis veel ettevõtlusega ei tegelenud, aga siis ka mu ema ikka ütles, et et tavai käi veel nagu mingi 1 või 2 ära, et siis vaatame nagu. Ja siis see aasta kuidagi nii-öelda venis lõpuni, sealt tegelikult sel aastal juba mul hakkas nagu rohkem tšellomäng meeldima, ma arvan, see oli mul 4. klass muusikakoolis. Ja siis järgmise aasta sügisel, või vabandust, mitte sügisel, vaid kevadel ja suvel, põhimõtteliselt ma käisin ühes esimeses sellises rahvusvahelises muusikaprojektis või laagris siis Soomes. Selline väike fun fact, sellest jõuan ka kohe rääkida, aga nende samade laagrite, projektide, kontserdite nii-öelda korral, põhimõtteliselt nende samade laagrite, projektide, kontserdite korraldustiimis olen ka mina, ma olen nüüd üks peaprodutsente nendes, aga sellest saan ka üsna kohe natukene täpsemalt rääkida. Aga ühesõnaga, see esimene laager, mis toimus siis Soomes koos Eesti ja Soome muusikutega, oli esimene kord, mida peale mul tuli nagu mega tuhin ja mega huvi tšellot mängida. Ja see oli esimene hetk, kus ma hakkasin ise mingeid lugusid vaatama, ilma et õpetaja oleks mulle isegi midagi andnud. Ja ma mäletan, ma vaatasin nii keerulisi lugusid, et tol hetkel need oli mul nagu võimatu ära mängida. Isegi kui ma neid üritasin mängida, siis see oli nagu täiesti must, täiega kole. Aga ma lihtsalt jällegi nautisin seda nagu protsessi, mis on jälle nagu kõige tähtsam. Et sa oled selles protsessis, sa naudid seda protsessi ja just seda teekonda. Ja selles samast suvest hakkaski mul ka nii-öelda tšello areng või nii-öelda tšello oskus mängida tšellot kiiremini arenema ka. Ja sealt raske nüüd järjest on tulla, sellepärast nüüd tagasi vaadates on nii palju asju toimunud. Aga ühesõnaga järgmised siis 3-4 aastat, kui ma õppisin tšellot veel muusikakoolis, käisin 2 konkursil. Esimesel konkursil sain esimese koha ja virtuoospala eripreemia, kui ma õigesti mäletan. Nüüd teisel konkursil, mis oli selle aasta alguses, võitsin ka enda nii-öelda vanuse klassi ära, et need mõlemad on selles suhtes hästi läinud. Aga lisaks sellele mul on mega hea meel, et mul on võimalus olnud ka teha erinevaid sooloesinemisi ja erinevaid projekte nii Eestis kui ka välismaal. Mul on mitmeid soolokeikasid olnud ja esinemisi. Mõned sellised värvikamad, mis ma välja tooks, on näiteks T1 sünnipäeval esinemine, siis mitme ettevõtte erapidudel, jõulupidudel esinemine,
lisaks nüüd, ma sellest veel kohe räägin, aga lisaks olen käinud ka Kristjan Järviga Euroopa tuuril. Kristjaniga olen teinud veel ka 2 Creativity Labi, mis on selline nii-öelda peaaegu nagu muusikalaager, aga rohkem selline mingi retriidi vormis nii-öelda. Ja esimesel aastal tegime koostööd Nõpiga, sain koos Nõpiga ka Lillepaviljonis esineda. Teisel aastal tegime koos Nubluga, arendasime tema ühte uut lugu, mis tuleb järgmisel aastal välja. Täiega juba ootan seda. Ja lisaks olen ka näiteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orkestris mänginud laulu peal, ka mitmete tuntud dirigentide käe all, nagu ongi Kristjan Järvi, Neeme Järvi, Paavo käe all veel mitte, aga sealt edasi ka näiteks Riivo Jõgi ja Jüri Ruutkangur ja teised veel. Ja samuti, nagu Robert rääkis meie kooliajast natukene rohkem, sel ajal ma siis tegelesingi rohkem loodusfotograafiaga, mäletan ma näiteks enda loovtöö 7. klassis tegin enda loodusfotonäituse, tegin tervele koolile esitluse, see oli mu esimene võib-olla selline nagu public esimene või public nagu speaking põhimõtteliselt. See läks nagu mega hästi, ma mäletan, ma nagu täiega nautisin seda ja täpselt samuti mul tegelikult tol hetkel juba ei olnud närvi. Et üks asi ka, mul tavaliselt erinevate selliste kohtumiste, miitingute esinemistega pole põhimõtteliselt üldse närvi. Nüüd neid hetki viimasel ajal on olnud, sellest jõuan ka kohe natukene täpsemalt rääkida, mis need hetked on olnud, aga täpselt samamoodi jällegi ma olen nagu mega tänulik nende üle. Aga samuti nagu koolis, ma ütleks ka nagu Robert mainis ka, et me nii lasteaias kui ka põhikoolis teadsime üksteist, me olime sõbrad, aga me ei olnud nagu nii-öelda parimad sõbrad, nagu me oleme praegu, ma ütleks. Ja me lihtsalt teadsime, vahepeal olid mingid paremad hetked, vahepeal natukene halvemad hetked, see käib asja juurde, nagu ikka. Mu nagu põhifookus põhikooli lõpupoole, ehk siis mingi 7, 8, 9 klass, oligi põhiliselt loodusfotograafial ja muusikal. Need olid 2 põhiasju, millele ma nii-öelda kooli kõrvalt keskendusin ja millega ma nagu tegelesin. Samuti kooli ajal, muidugi klassiga sain tegelikult ilusti läbi. Meil oli tegelikult lahe klass. Samuti mõned tõusud, mõõnad, aga see käib jälle asja juurde. Ja kahjuks ma pean natuke seda nentima, et nagu mega palju erksaid mälestusi ei ole tegelikult põhikooli lõpust, mis on nagu kahju, sest ma tegelikult mäletan seda, kui me lõpetasime põhikooli ja me läksime gümnaasiumisse ja me nagu rääkisime seda, et nüüd on nagu viimased hetked siin, viimased hetked nendes klassides, nende õpetajatega ja neid hetki võib-olla ei tule enam mitte kunagi. Selles formaadis ei tulegi ja ei ole nii-öelda tulnud ka. Millest on nagu selles suhtes kahju, sest tegelikult olid nagu lahedad ajad, samas mingid erksamad mälestused on ikkagi meeles, nagu me näiteks puudutundides natuke lollitasime ja oli nagu lahe ja sai igast tsirkust tehtud. Samuti näiteks kuskil 9. lõpus, kui me seal vahetundides käisime seal terviserajal vaatama. Tegime seal mingi pull-up'e ja mingi muscle-up'e, proovisime mingi paar kuud teha ja siis lõpuks, kui keegi sai, siis oli nagu tehtud ja ma ei mäleta, kes need esimesed olid. Elar tegi esimesed. Elar oli vist Essa. Siis oli Kreek ja siis tuli vist mina ja. Käisime päevitamas seal rõdu peal mingi. Ei, neid päevi oli palju, kus täna on viimane bioloogiatund ilmselt. Või et täna on viimane kord, kui me sööme mingit kanariisiga siin koolis või mis iganes. Ja mul on hea meel, et me nendel hetkedel nagu appreciate'isime seda hetke, et me olime nagu teadlikud, et see ongi nüüd suht nagu viimane moment siin nagu koolis nende inimestega siin keskkonnas. Muidugi saad tagasi minna, aga sellest nagu kontekstis ja formaadis nagu viimased hetked ja viimased korrad. Et selles suhtes me kindlasti ütleks, et see nagu tõi seda tänulikkuse tunnet ja jälle seda hindamist teekonna üle juurde. Aga nagu ikka, tagantjärgi ikka vaatad ja mõtled, et ma oleks pidanud rohkem nautima. Aga see käib selles suhtes asja juurde. Ja nüüd siis põhimõtteliselt kui me jõudsime Robertiga 9. klassi, nüüd ma lähen korra siis nii-öelda loost võib-olla aasta tagasi, siis see oli 9. klassi sügis oli ka see hetk, kus me avastasime nii-öelda ettevõtluse enda jooks. Ja nagu Robert mainis, see sai tegelikult kõik alguse lihtsalt ühest reelist Instagramis. Põhimõtteliselt lühivideo, mida ma nägin Instas, oli Jordan Brownilt, kes siis tegelebki e-comi alal päris tihedalt. Nüüd ta on juba päris suur nimi, ta on viimaste aastatega päris palju kasvanud. Ja ühesõnaga ma nägingi riili tema teekonnast, kus ta oligi kooli lõpetanud, teinud ka mingi miinimumpalgaga tööd. Sealt kuidagi leedis dropshippingu, näitas enda nagu tulemusi ja kõike seda nagu lifestyle'i, mis oli talle see nii-öelda pakkunud.
tegelikult too hetk mu meelest selle riilis isegi ei olnud mingi lambosid ja mingit sihukest värki, aga sa nagu nägid, et ta lifestyle nagu läks paremaks ja see andis nagu rohkem võimalusi ka nagu perele provide imisele, lähedastele provide imisega. Ja siis see oli kuidagi see hetk, ma täpselt seda mõtet või seda emotsiooni ei mäleta. Aga see oli see hetk, mis avas muu nagu mõtte, et okei, mis asja, et sihuke asi on nagu võimalik. Ja muidugi ma rääkisin sellest suht kohe Robertile, sest ma nagu mõtlesin, et okei, võiks nagu midagi lahedat teha. Ma mäletan, kui mul oli see mõttes, et ma näitan seda Robertile ja räägin sulle sellest. Ma tegelikult nagu lootsin, et ma nagu megalt loodan, et sulle meeldib see mõte, et me saaks nagu midagi koos teha. Siis ma mäletan, ma nats nagu kartsin seda, et võib-olla sind ei huvita näiteks. Noh, tohet, nagu sa ütlesid ka, mängisid arvutimänge ja värkiga, eks ju nagu rohkem, et see oli natukene teistsugune aeg, kui on nagu praegu. Ja meil oli teistsugune suhe ka, kui on praegu. Aga jah, see oli selline esimene hetk ja sealt hakkasimegi e-comi natukene uurima, ka YouTube'ist lihtsalt õppima erinevaid videosid vaatama. Nagu mainisin või nagu Robert mainis, Robert hakkas sealt ise dropshippinguga natukene tegelema. Ma otseselt proovima ei jõudnud hakata, aga see tulenes sellest, et kohe peale Jordan Browni me leidsime ka Iman Katsi, kellega siis tuli see SMMA laine. Ja siis ma hakkasin rohkem seda agentuuri poolt uurima, vaatama täpselt samamoodi. Ma mäletan, mul on tegelikult see playlist vist siiamaani olemas mu vanal Google'i account'il, kus mul on põhimõtteliselt playlist erinevate SMMA nagu koolitusvideotega Imanilt ja mõned Sander Stage'ilt ka. Ja ma mäletan tegelikult ühte hetke, kus ma olin Saaremaal vanaema juures ja siis meil oli seal üks telekas. Ja siis ma sealt lihtsalt mitu tundi grindisin neid videosid oma YouTube'i playlistist. Aga kuna need olid kõik erinevad videod, muidugi enamus olid Imani poolt tehtud, aga ikkagi nagu erineva info erinevates juppides, siis ma proovisin kuidagi sellist nagu suuremat üldist pilti või sellist blueprinti nagu kokku panna, mille järgi me saaksime siis tegutsema hakata Robertiga. Muidugi see oli nagu mega keeruline, sest ongi erinev info, inimesed õpetavad asju erinevat moodi, erinevates kontekstides, erinevate nurkade alt, siis see lihtsalt vahetevahel tekitabki natukene segadust. Ja siis too hetk me kuulsime ka, et Imanil on üks koolitus, Agency Navigator, mis maksis too hetk 1500 €, kui ma õigesti mäletan. Ja siis ma hakkasin uurima ja mul õnnestus see koolitus saada tasuta meile. Tegelikult ma ei ole kindel, kas me saime terve koolituse, aga vähemasti osa sellest koolitusest. Ja põhimõtteliselt siis, see oli siis nüüd 9. siis teine pool, see oli siis 9. jaanuar, veebruar, märts umbes, kus me seda koolitust nagu kõige rohkem vaatasime. Ma mäletan näiteks ühte hetke, kus ma oma toas seda vaatasin ja siis ma olin muidugi vanematele ka natuke sellest mõttest rääkinud ja siis mu isa tuli ütlema, et ütles umbes sihukese lause, et sa paned ikka täiega aega sinna koolitusse, eks ju. Siis ma ikka nagu täiega vaatasin seda ja tegin nagu nõute, mul on see notebook ka siiamaani kodus olemas, mis nüüd on mul küll täis, aga pool seda notebooki on reaalselt nagu Imani koolitus ja nagu nõutid kõikidest videotest, kõikidest moodulitest. Sest me ikka mõlemad Robertiga võtsime nagu väga-väga tõsiselt seda. Ja siis sellest hetkest me hakkasimegi vaikselt seda tegema, kontseptsiooni arendama, muidugi see oli täiesti uus asi, meil polnud varasemat kogemust. Ja eks meie algus oli aeglane, algust me natukene venitasime ka. Ja jälle siuke väike fun fact, me tegime oma agentuuri onboardingu protsessi või videosid tegelikult mingi 4, 5, 6 kuud kokku, see ikka nagu venis. Aga kuna see oli algus, see on normaalne. Ja sel samal aastal me saime ka esimese sellise pilootkliendi ja sealt edasi tolle aasta lõpus, mis oli siis 10. algus, saime ka oma esimese päris kliendi ka juba, kes siis maksis meile ka esimest raha. Ma ei tea, kuidas ma siit nüüd vaikselt edasi lähen gümnaasiumisse, aga ühesõnaga... Ja, gümnaasium oli siit alguses. Gümnaasiumit alguses üldse ei viitsinud, et ma mäletan 10. klassi jooksul, eriti keskel, meil oli mõlemad Robertiga nagu tõesti nagu mõttes, et okei, me drop out'ime, nagu sõna otseses mõttes. Et me nagu läheme koolist ära, teeme oma agentuuri ja värki, et mis me seal koolis ikka oleme. Aga siis me tegime 10. lõpuni ja siis tegelikult juba 10. lõpus tuli see nagu arusam ka, et teeme lõpuni, see nagu annab väikse turvavõrgu et teeme ära, see on ainult 3 aastat, jällegi sealt tulevad ka mälestused sõpradega, tundidest, kõik see. Ja siis me 11. alguses ja 11.
nii-öelda jooksul jõudsime ka sellele järeldusele ikkagi, et davai, teeme selle gümnaasiumi nagu lõpuni, et see on ainult 3 aastat elust, see pole nii palju. Ja me nägime ka, et tegelikult me saame seda ka gümnaasiumi kõrvalt teha, muidugi see nõuab päris palju aega ja nii-öelda ohverdust, aga see on tehtav selles suhtes. Ja siis 11. klassi keskel, ehk siis jälle, ma mäletan, see oli jaanuari algus. Me mõlemad Robertiga mõtlesime, et davai, nüüd võtame agentuuri nagu tõsiselt, nagu surmtõsiselt. Tavaliselt, kui inimesed panevad endale mingi uue aasta eesmärgid, siis enamus ajast nad kukuvad nagu oma habititelt ja lubadustelt nagu maha. Aga me Robertiga ka ikkagi mõtlesime, et davai, me peame nüüd nagu tõsiselt võtma. Tol hetkel me juba saime aru, et kui me tahame kliente ja kui me tahame kogemust, meil on vaja teha lihtsalt outreach ja lihtsalt kliente otsida. Ja põhimõtteliselt, ma mäletan reaalselt, see on otseses mõttes 1. jaanuarist, me hakkasime lihtsalt cold call'e tegema. Ma ei mäleta seda arvu, palju me neid päevas tegime, see ei olnud mingi suur summa, aga ma mäletan, et vahe kestis veel 1. nädal jaanuarist ja selle 1. nädala ajal meil olid juba esimesed nagu koosolekud, demokoosolekud. Meil oli natukene neid enne olnud juba sügisel, aga siis oli see, et juba nagu päevas oli mingi 3 koosolekut. Ja ma mäletan ka seda sellest ajast, et 15. jaanuar oli mul sünnipäev. See oli mingi esmaspäevane koolipäev äkki ja meil oli mingi 3-4 koosolekut sellel päeval, me ei läinud kooli, et teha need koosolekud, mul on sünnipäev, ma ei pidanud sünnipäeva, pole juba pidanud nagu aastaid, et lihtsalt nagu grindida, ehitada nagu oma eesmärkide nimel mingeid asju nagu üles, et see oli ka siuke lahe mälestus. Ja. Ma mäletan, meie üks esimesi koosolekuid oli Jõhvi spordiga, kes sai ka meie üheks selliseks esimeseks reaalseks kliendiks, kellega nagu päriselt hakkas koostöö. Kui ma ei eksi, äkki temaga oli ka koosolek su sünnipäeval. Täitsa võis olla. Võimalik 15 jaanuar. Ma miski pärast nagu mäletan seda. Mingi 20. seal me mingi juba sõitsime Jõhvi. Ja, tegime lepingu värki. Prougi, ja. Seda ma mäletan ka, kui me rongiga Jõhvi sõitsime, et rongis ma editisin oma esimesi personaalbrändi riile, mida te saate ka minna Instagramist vaadata. Need kõige esimesed, kus ma veel otseselt kaamerasse ei räägi, seda ma mäletan ka ikka mega selgelt. Olid ikka ajad. When I knew it from the start. Aga ühesõnaga Sparkiga nüüd terve agentuuri ajal oleme aktiivselt tegelenud. Nagu Robert ka mainis, me reaalselt enamus vahetundides tegelikult on mingi koosolek, teeme tööd, mingid telefonikõned. Nüüd muidugi on ka nii palju muid projekte, millega on ka tegemist, millega tegelikult teed ka enamuste koolitundide ajal, teed seda tööd, tegeled, kirjutad, vahepeal helistad, mis iganes. Aga ma nagu mäletan neid päevi, kus meil oligi nagu 3 vahetunni ajal oligi 3 koosolekut kõikides vahetundides. Siis see oli lihtsalt reaalne nagu ainus aeg, kus me saime neid koosolekuid teha. Või siis me tegime jälle cold call'e. Seda ma mäletan ka, kui me olime enda koolis seal kõige viimasel korrusel, kus ei ole väga palju inimesi, on vaiksem. Ja siis me seal tegime cold call'e ja seda, et sa nagu üldse ei viitsi, sa nagu ei taha seda telefoni üles nagu võtta. Ja pushime 11. Ja siis me pushime 11. Korda mööda tegime. Ja. Ei, oli tähed, ei täiega lahe. Ja ühesõnaga terve gümnaasiumi aja olemegi nüüd agentuuriga tegelenud. Praegu ongi siis 12. klass käsil. Ja ka muusika poole pealt on paljusid projekte siin vahepeal olnud. Siuke huvitav või paar huvitavat asja, mis ma veel tahaks enda teekonnast jagada nüüd just viimasest ajast. Et sel suvel oli meil kokku 3 projekti Soomes, kontsertprojekti Soomes. Ja selle suvega me lõime ka enda esimese ja sellise Soome-Eesti Crescendo Nordics orkestri, kus on tegelikult ka Rootsi Norra sees, ehk siis kõik nii-öelda Nordic riigid. Selle orkestri produtsent olen ka mina nüüd, Robert on meie orkestri turundusjuht nüüd. Ja lisaks suve lõpus ma käisin ka Saudi Araabias, olin seal kokku 6 aega, mind kutsus siis sinna üks inimene Estonian Business Councilist ja Soome suursaatkond siis Riadis, mille residentsis ma ka siis terve aeg olin. Ja ühesõnaga aitasingi meil korraldada siis kontserdeid, mis on meil tulemas siis detsembri alguses Saudi Araabias. Sain seal paljude mega inimestega kokku, mõne šeikiga, paljude muusikutega, mitmete nagu ettevõtjatega ja sain nagu tõesti mega palju ühendusi ja connectioneid seal. Andsin ka esimese sellise nii-öelda lääne muusika cello workshopi Saudi Music Hubis, mis oli tõesti esmakordne seal. Kokku tuli sinna vist mingi 30 inimest kohale ja ka tagasiside oli nagu mega hea. Ja
lisaks Saudi sõidust veel me saime enda agentuurile ka kuskil päris korralikult connection'eid ja partnereid, kellega meil hakkab nüüd kohe-kohe tegelikult ka koostöö, täpselt nende samade kontserdite raames, mis on meil Saudist tulemas, et neid aidata siis turundada. Ja mu kuuajane sõit Saudi Araabiasse lõppes siis Eesti välisministri Margus Tsahkna vastuvõtuga, millel mul oli siis au esineda. Mängisin seal Hans Zimmeri Mombasat, seal kohtusin ka mitmete diplomaatiliste inimestega. Samuti sain Tsahknaga seal juttu rääkida ja see oli korraldatud siis Eesti saatkonna poolt, mis on siis Abu Dhabis ja siis samuti Eesti suursaadikuga, kes on Abu Dhabis, sain ka connection'i luua, et me oleme mõlemad samast piirkonnast, samast kandist pärit. Ja ühesõnaga ta kutsus ka mind nüüd veel Dubaisse, Abu Dhabisse esinema, samuti Fujairas on üks uus filharmoonia, mida luuakse ja selle direktor soovib ka minuga juba kokku saada. Et ühesõnaga, nüüd on nii palju asju toimumas, et ei jõua kõik seda kokku ka lugeda. Aga jällegi kõik need Saudid ja projektid ja asjad, mis me teeme ja mis Robert teeb ja mis me koos teeme, need on kõik see, mis me saame veel avada siis meie kahevahelises podcastis ka, mis on varsti tulemas. Ja sellega me olemegi jõudnud juba tänasesse päeva. Selle Saudi sõiduga lasin ka 2 nädalat koolist üle, mis nüüd on õnneks ilusti järje peale jõudnud. Aga samuti see aasta nüüd ma tõesti tunnen, et kool täiega segab seda ettevõtlusvärki. Sellepärast samuti, kui mul ei oleks kooli, siis ka suure tõenäosusega ma ei oleks üldse praegu Eestis, oleks samuti ilmselt Saudis, korraldaks seal asju. Aga see on jälle ohverdus mingite asjade nimel, isegi kui need on lihtsalt kogemused või tarkused. Nii et jah, õnneks on viimane aasta käsil, siis on vabadus juba. Aga ühesõnaga, nüüd hästi lühidalt ka meie agentuurist, mis on meie põhiasi, millega me Robertiga tegeleme. Meie siis turundusagentuuri nimi on SparkX Agency, põhiliselt tegelemegi siis sotsiaalmeedia halduse, turunduse ja sisuloomega. Praeguse hetkel põhiliselt keskendumegi siis spordinišile siin Eestis, et meie suuremad koostööpartnerid praegusel hetkel ongi siis Tartu Sport, Spordiklubi Nord, siis sellised võib-olla lahedamad koostööd on ka näiteks me oleme 5- ja Puulubi ja Elinaborniga koostööd teinud, neile ühe aftermovie teinud, ka ühele maailmakuulsale tšellistile Hauserile, kes käis eelmine aasta Eestis esinemas ja veel mitmetele ettevõtetele, et praegu viimase sellise 1,5 aasta jooksul, kus me oleme põhiliselt rohkem aktiivsemalt tegelenud. Me olemegi koostööd teinud nüüd peaaegu juba 40 kliendiga. Ehitanud ka tiimi üles, meid on praegu 5 tükki tiimis või 6 tükki koos meiega siis. Ja siit hetkest siis edasi samuti agentuur on selline koht, millest me saame ka tulevikus natukene täpsemalt rääkida. Sellest ilmselt saate minna vaadata ja näha natukene rohkem ka meie enda sotsiaalmeediakontodele, meie Sparki sotsiaalmeediakontodel. Siis näete seal meie varasemaid koostöösid ja meie teisi koostööpartnereid. Ja siit edasi praeguse hetkel meil ongi vaikselt plaanis laieneda ka Euroopasse, tiimi natukene suuremaks ehitada, natukene ka enda niši ja suunda muuta. Ja nüüd, kuna on connectioneid ka Saudis, siis Saudi Araabiasse ja Emiraatidesse ka juba vaikselt laieneda. Aga ühesõnaga, meie podcasti tulevikuvisioon ühesõnaga ongi, nagu me alguses ka rääkisime, ongi inspireerida teid ja tuua teieni Eesti selliste silmapaistvate inimeste lugusid, avada neid teile sellisel võimalikult autentsel ja tõesel viisil. Ja kuna, nagu te kuulsite ka, see podcasti mõte praegu teha tuli ka, see on juba pikaajaline mõte olnud, aga see, et me nüüd siin filmime, tuli päris lühikese etteteatamisega, siis see tähendab ka seda, et meil on kohustus sellega kindlasti jätkata. Vaatame, kui palju episoode me suudame nüüd edaspidi vändata välja, aga meil on juba palju järgmisi külalisi tulemas järjekorras ja nimekirjas, keda me tahame siia kutsuda ja kelle tarkusi, õpetusi ja kogemusi teieni tuua. Soovid sa ka midagi veel lõpetuseks lisada? Ma arvan, et siia lõpetuseks ma loodan, et jällegi saite natukene paremini aru, kes me oleme, kuidas me siia jõudsime. Nagu me juba mainisime ka mitu korda, teeme ilmselt omavaheliselt ka
episoodid, kus siis mina avan Kauri, Kaur avab mind. Jep. Saab natukene sügavamale minna mingite võib-olla pereasjadega, psühholoogiliste asjadega ja üleüldse nagu anda parema ülevaate nii-öelda üksteise elust ja oma üksteise toimetamistest. Just. Et võib-olla juba täna siit esimesest episoodist tutvustusest saite keegi juba esimese inspiratsiooni, kas või üks inimene, kui täna läheb ja teeb oma teekonnal midagi paremini, kui ta tegi eile, siis see tähendab juba meile palju. Oodake meie järgmisi episoode. Just. Meie esimesed külalised, keda me siin veel küll välja ei hõika, on ka 2 mega silmapaistvat noort siin Eestis. Täiega juba ootame nendega vestlust, et nende teekonda ja lugu teieni tuua. Ja sealt edasi meie kestid lähevad aina paremaks, aina lahedamaks. Ja meil on tõesti nagu palju inimesi siin tulemas. Ilmselt päris paljude inimestega tuleb meil ka mitu episoodi. Aga ma arvan, see on jälle see, et läbi selle kogemuse ja läbi mitmete vestluste sa saadki nagu aina rohkem seda teekonda nagu jagada. Ja samuti, kui inimesega on see suhe ja interaktsioon parem, siis samuti sul on lihtsam ja nii-öelda sa oskad paremini tajuda, kuidas teise inimese seda teekonda ja mõttemaailma rohkem avada ka nii-öelda kuulajale. Ja eks see on ka asi, mis tuleb meil nii-öelda kogemusega ka, et nagu osad teist teavad, et me oleme Robertiga paar podcasti ise endale teinud, ühe striimi, et see meile ka tegelikult nii-öelda uus maailm, aga ka maailm, mis on meid pikka aega huvitanud ja maailm, kuhu me oleme pikka aega tahtnud juba nii-öelda sisse tulla. Suur aitäh teie aja eest ja näeme juba esimeses episoodis. Just, kohtumiseni. Aitäh.